Tere! Mina olen Keili ja selles videos ma näitan teile telgitaguseid oma väljakutsest 100 Days of Sweat ehk siis eesti keelde tõlgituna dramaatilisemalt võib-olla kui see päriselt on 100 päeva higivalamist, et kõik ausalt ära rääkida. See on nagu mingi pihipink. Pean ma alustama sellest, et ma ei ole kunagi mingi trennihunt olnud. Need korrad, kui ma olen jõusaaliga liitunud, need on jäänud hästi lühikeseks. Ma olen pannud küll sinna hästi palju raha alla, aga mis on puudu olnud, on see, et ma pole sellise koha peal käinud. Ja need korrad, kui ma olen jooksmas käinud, alates siis gümnaasiumi lõpust kuni praeguseni, ma olen 29, siis need ma võin piinlikkusega ühe käe peal kokku lugeda. Võib-olla ma olen andnud enda vastu natuke liiga lahke ja andnud loa öelda ei kõigele, mis on ebamugav, raske või tahtevastane. Aga head asjad võtavad aega ja sama on harjumustega. Halvad hakkavad külge lihtsalt mööda minnes, aga head harjumused sa pead külge harjutama ja lõpuks keha hakkabki seda nõudma. Ma vaatan füüsilist aktiivset tegevust kui jäämäge. Seal tipus visuaalselt me võime näha füüsilist vormi, kaalulangust, lihaste kasvu ja seda värskust, mis õhkab peale trenni tegemist. Aga see, mis vahepeal võib jääda märkamatuks silmale, on näiteks depressioonilangus, õnnetunde kasvamine, rahulolu kasvamine, motiveeritus, magusa muni ja kuidagi lihtsalt on mõnna valla. Nii et vahet pole, kui palju me vitamiine sisse sööme. Õnne ja rahulolu hormoone keha hakkab tootma just siis, kui me liigutame ennast. Ma võtan osa just 100-päevasest väljakutsest higi valada on sellepärast, et ma tahan näha, mis juhtub, kui ma alla ei anna. Ilus jutt, eks ole, aga lähme teeme algust. Tehtud! Kas kõik kuulsid? Terve maailm peab seda kuulma. 3 kilomeetrit joostud, endaga ülirahul nagu. Mega tubli oled, Keili, hästi paned. Pane 99 päeva samamoodi edasi. Ja nii ongi. Tšau! Käes on päev number 2. Lähme teeme ära! Tegelikult on hästi ohtlik hakata mingit trenni tegema. Järsku tekib nagu mingi vajadus, et on trenniriideid rohkem vaja. Eile jooksin siis poodide vahet. Jakk on Interspordist, kuhu telefon sisse panna. Ja samal ajal on siis kasutusel helkurina on Dokman. Püksid on kapist, sokid on Nike'id. See, mis mul peas on New Yorkerist, aga aitab lobastlema jooksma. Täna ületasin ennast 4 kilti. Say what? Mõne jaoks köki-meki soojendus, aga minu jaoks väljakutse siiani, nii et hästi tehtud. Uus päev, uued väljakutsed. Tänane väljakutse on siiski trenni teha, vaatamata sellele, et nii õigetest kohtadest kõik kohad lihtsalt valutavad. Aga pole hullu, proovime motivatsiooni säilitada ikkagi 100 päeva on vaja seda kõike teha.
täna ma siis võtan veits vabamalt, lähen rattaga sõitma. Ostsin uued kindad 8-9 euri ja Stockmannist. Kaitsevad käsi, kaitsevad tuule eest. Ja kihte ma panin selga palju vähem nagu eelmistel päevadel. Sellepärast, et kere läheb ikka mõnusalt kuumaks. Igi voolab jõgedena, olgem ausad. Nii et, mis seal ikka? Lähme rattaga sõitma. Nii ja tõdeda, et sellise ilmaga, kui sajab seenevihma, on inimesed tulnud kanuutama, ujuma, jooksma, matkama ja mis iganes asju tegema. Väga mõnus, väga motiveeriv. Ilm ei ole mingi faktor nagu. Üllatus, üllatus. Ma ei olegi veel alla andnud. Ikka on nägu naerul. Challenge on täies hoos. Pole mõtet enam alla anda. Nagu see võistlusmoment on nagu tõsine. Mis sest, et alles nädal on läbitud. Ja ikka suht pikk tee on 100 päeva lõppu. Aga ma olen otsustanud mitte alla anda. Ja samas olen ka otsustanud veits vähem filmida trenni ajal, kuna rattaga sõites ja joostes peaks rohkem tähelepanu pöörama, mis ümberringi toimub. Hoidma silmad kõrvad lahti, keskenduma pigem hingamisele. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen pigem 1-2 videoklippi või pildi iga päev, et siiski lugeda oma päevi kuidagi kokku. Aga enne kui ma lähen, siis tänaseks võitjaks otsustas jooksmine. Jep, ma jooksen. Jep, ma üllatan ennast ka. Hästi mõned kiili, hästi mõned. Lähme nüüd. Ma nüüd pean natuke ma sõna sööma. Tänane viimane update ma luban. Aga ajaväline hetk on sündinud. Ma jooksin oma täiskasvanu ja esimesed 5 kilomeetrit non-stop. No see on millele õhk alla. Tundub, et sellest challenge'ist hakkab juba hasart saama. Nii et olen põnevil, milleks ma veel challenge'i lõpus olen toimedina. Nii et jah, kitame edasi. Hommikul trenni ja telekast käib jumalate eestis, siis on nagu ilmselge vihje hakata nüüd nädala vahetuse kaloreid maha jooksma.
vahepeal on isegi tead lumi maha tulnud. Aga ma pean tõdema, et ma kukkusin sellest 100 päeva rongist maha. Peitsin ennast põhjenduste taha, milleks oli siis keskkonnavahetus, uus töökoht, uus elukoht. Tuli välja, et mul on diabeet ja muidugi sellega kaasnes rohkem pingeid, ärevust, kuna ma ei teadnud, kuidas toimida. Aga nüüd, kui mul on rohkem informatsiooni selle kohta, tean, mida teha, mis koguses teha ja kuidas teha, siis on aeg lihtsalt põlved puhtaks pühkida ja edasi minna. Sest olgem ausad, tervislik eluviis ja liikumine ei ole enese karistamine, aga märk enese hoolitsusest, armastusest ja see, kui sa oled enda jaoks olemas iseenesele lihtsalt iga jumala päev, see on lihtsalt jumalik. Nii et ma jätkan sealt, kus pooleli jäin, mitte sellepärast, et linnukest kirja saada, aga et see lihtsalt tähistaks ilusat algust stabiilsele ja jätkusuutlikule elustiilile. Kuna ma olen otsustanud teha trenni just välitingimustes ja väljas on ikka väga libe, et jooksma minna, siis mida libedaga kõige paremini teha saab. Siin ma olen enda jaoks kohal nii täna selle 100-päevase challenge jooksul kui ka edaspidi terve elu jooksul. Ja siit ma lähen jälle. Aga kui mitu aastat olen endale lubanud uuest aastast sihikindlam olla? Kui mitu kuud olen endale kinnitanud, et esmaspäevast teen 360-kraadise pöörde? Kui mitu päeva ma päriselt lasin endale arvata, et homme on just see päev? Kahetsusväärne tõdeda, et olen enda vastu nii reeturlik olnud ja pole seda teinud. Kas ma tõesti tahan elu lõpuni ühe koha peal tammuda edasi unistada või kalibreerin teadlikult oma mõttemustrit paika ja teen selle esimese sammu eesmärkide suunas? Rohkem küsimusi pole, valik on ju ilmselge. Mugavustsoonis peale tagumiku ja läbikukkumistunde muud ju tegelikult ei kasva, nii et seal pole mõtet kükitada. Esimene samm ongi mõru ja raske, aga ega vanemad allaandjat ei kasvatanud ju. Ma suudan seda ja ma ei valeta enam iseendale. Ma olen parim versioon iseendast ja ma olen enda üle äärmiselt uhke. Kui ma olen väsinud, siis ma puhkan ja teen lihtsalt madalama intensiivsusega füüsilist tegevust. Aga ma ei anna alla. Kui motivatsioon peaks ära kaduma, siis on uus harjumus, sihikindlus ja distsipliin need, mis mulle hoogu juurde lükkavad. Kui liigun mingi mentaalse takistusega vastutuules, siis lähen kas või jalutama. Värske õhk teeb imesid. Ma ei otsi rohkem vabandusi, et mitte aktiivselt liikuda. Aga ma loon aluseid, et see elustiili muutus oleks jätkusuutlik igas eluetapis ja olukorras. Väikesed muutused praeguses hetkes on osa isiklikust ja terve elu kestvast transformatsioonist. 100 päeva on ikka väga pikk aeg. Seetõttu ma leidsin, et kõige parem on leida erinevaid füüsilisi tegevusi, et see väljakutse hoida mängulisena ja see aitas kindlasti kaasa sellele, et ma alla ei andnud. Alustuseks ma vahetasin ühistranspordi tallatakso vastu. Kuna mu töökoht jääb 5 kilomeetri raadiusesse, siis ma võtan ühe marsuudi ette jalgsi. Hommikuti aitab see kehal üles särgata ja tööpäeva algus on juba positiivselt alanud. Peale tööd jalutuskäik koju aitab end välja lülitada töömuredest ja jõuan koju rahulolevana ja rõõmsamana. Kui aga energiat oli rohkem, siis ajasin soojendustressi selga ja läksin jooksma. Lisaks jalutamisele ja jooksmisele ma proovisin erinevaid spordialasid, et leida midagi, mis endale päriselt ka meeldib. Sest kui meil on sportlik meelistegevus, siis on tõenäosus suurem, et see eluviis on jätkusuutlikum. Ja endalegi üllatuseks mul hakkas täiega squash meeldima. Aktiivne eluviis ei ole enesekaristus, aga kõige suurem ja imelisem viis näitamaks iseendale, kui palju ma endast ja oma tervisest päriselt hoolin. See, kui ma olen enda jaoks igapäevaselt olemas, investeerin aega oma niigi hektilise graafiku juures, on märk enesearmastusest. Need otsused, mille teen täna, optimeerimaks oma tõelist potentsiaali,
Nende eest olen endale 10 aastate pärast äärmiselt tänulik. Ma filmisin selle video, et dokumenteerida oma teekonda, kuidas mõttemustreid ja alateadust ümber kalibreerisin ja kuidas seeläbi ka aju hakkas mind positiivsemal noodil innustama ja püüdlusi toetama. Kui me saadame pidevalt ajule negatiivseid signaale ja sisendame, et me ei saa hakkama, siis need on need hüüded, mis sulle hiljem vastu kajavad. Kui sa tõstad kõik need negatiivsed tõkkepuud ülesse ja lased positiivsed ja julgustavad mõtted läbi, siis hakkavad ilusad asjad sündima. Sa kasvad ja sa oled peatumatu. Kui sa vaatasid selle video lõpuni ja see motiveeris sind, siis see teeb mind väga õnnelikuks. Ära võrdle enda esimesi samme millegi suunas kellegi tähesäraga, aga lihtsalt alusta. Suur aitäh vaatamast! Tšauki! Ära tegin! Whoop, whoop.